Reisilainele S-Traveliga. Tere, head kuulajad! Mina olen Sandra ja te kuulate Reisilainele S-Traveliga podcasti. Täna läheme siis koos ühele kujutletavale, aga väga inspireerivale reisile ja selleks on siis meeskonna arengu koolitusreisile. Ma ütleks, et see on teema, mis on järjest rohkem pildis, et ettevõtted otsivad aina võimalusi oma meeskondi arendada, kuidagi inspireerida, motiveerida ja võib-olla ka nagu taas ühendada või kokku tuua. Aga seda siis võib-olla hoopis teises keskkonnas, väljaspool kontorit ja ka väljaspool riigipiire. Mul on täna külas inimene, kes teab sellest, võiks öelda, et peaaegu kõike või väga palju. Koolitusettevõtte VQ asutaja ja ka koolitaja Jeanette Siret Simonen. Tere, Jeanette! Tere, Sandra! Ma alustakski kohe sellest, et ilmselt enamus ei tea, mis asi on VQ, paljud võib-olla isegi ei tea, mis see meeskonna arengu ja meeskonna koolitus üldse on, et räägi alustuseks veidi endast. Kuidas sa leidsid üldse tee nagu meeskonna koolituste maailma ja mis see VQ on, kuidas see sündis? Ja tere kõigile kuulajatele. Mina olen siis Jeanette Siret Simonen, olen taustalt BCC coach, Advanced Team Coach, andragoog ja siis ka 6. taseme koolitaja, et neid tiitlid on päris palju. Mitu tasemet on ühel koolitajal? Või üldse võimalik saada? 7 peaks olema. Wow, siis sa oled juba almost there. Almost there. Ja coachina on sul võimalik saada siis ka veel üks kõrgem tase, mis on MCC. Et tihti inimesed ei teagi, mis need tähed seal juures tähendavad. Et see ACC, BCC, MCC siis coachi juures tähendavad seda, et me oleme sertifitseeritud, me oleme kinnitatud rahvusvaheliselt, et me teame, mida me teeme, et tihti arvatakse, et coaching on lihtsalt mingi tegevus. Ilus jutt. Ilus jutt ja või lihtsalt nagu küsimuste küsimine, siis see tegelikult on ikkagi teadus ja kindlad metoodikad. Ja sealt kaudu ma tegelikult jõudsingi, et ma kõigelt õppisin coachiks, siis ma jõudsin andragoogika juurde, kus ma sain aru, et kuidas me täiskasvanutena areneme, mis on meie õpibarjäärid, kuidas me üldse nagu lubame muutust enda ellu ja sealt ma hakkasin küsima, et okei, et kui ma toetan üks-ühele inimesi, et kuidas siis rohkemateni jõuda. Et, ja see rohkemateni jõudmine oligi see, et kuidas siis toetada meeskondi. Et ma tean, et on gruppi inimesi, kes tulevad kokku ja nad toimivad millegi pärast. Ja on gruppi inimesi, kus inimesed võistlevad omavahel, kus ei ole seda koostööd. Ja kui ma vaatasin Soomes jäähokivõistluseid, siis ma nägin, et wow, et midagi rohkem, et see üks lisaliige on meeskonnas juures, mis toob selle võidu kohale. Et me ju harjutame ühtemoodi võistlusteks. Me treenime, meil on väga head tugevad võib-olla liikmed oma erialal, aga millegipärast üks tiim võidab ja teine ei võida. Ja sealt tekkis minu huvi juba 6 aastat tagasi, kus ma hakkasin uurima, et kuidas siis meeskonnast sünnib meeskond, mis teeb ühest meeskonnast meeskonna. Ja andragoogika ajal ma tegin teadusuuringu, et kuidas siis läbi coachingu toetada, ma jõudsin emotsionaalse intelligentsuseni tol hetkel, aga mulle jäi nagu allikatest puudu, et mis veel võimalik on, kuidas me siis seda emotsionaalset intelligentsust meeskonnas on toetada. Minu uudisimu on nii suur, et ma kogu aeg haaran võimalikke allikaid juurde. Ja kui ma lugesin ja kuulsin VQ-st, siis ma sain aru, et vau, et see on see midagi, mida ma tol korral teadusuuringu ajal otsisin, aga ma ei saanud seda vastust. Ja mis see tähendab? Ja VQ on siis, kui me räägime IQ-st, siis on see minu intelligentsus, siis VQ on meie intelligentsus. Et kuidas kusjuures siis selle peale poleks tulnud. Nii lihtne on ju. Aga sa ei tule, sest sa ei ole kuulnud sellist asja. Et kui keegi räägib IQ-st, siis sa tead, millest räägitakse. Aga väga põnev. VQ on siis see, et kuidas me siis oma vahel koos toimime ja kuidas koos luues saame luua rohkemat. Et kõik innovaatilised ideed sünnivad tegelikult koos luues. Kas on kogenud, oled sa kogenud sellist hetke, kui sa räägid kellegagi juttu ja siis sa avastad, et vau, ma ei teadnudki seda, et ma ennem teadsin seda, et sinu sees tulid mingid vastused, millest sa ei olnud teadlik. Ja see sünnib ka meeskonnas, kui sa tead, kuidas seda teha. Ja kuidas ma üldse VQ brändini kui selline jõudsin või organisatsioonini, siis ma saingi aru, et me räägime coachingust. Coachingu kultuur on järjest populaarsem Eestis. Me räägime koolitustest, aga me räägime nii vähe sellest, et kuidas siis meeskondi päriselt arendada. Me käime motivatsioonikoolitustel,
me käime mingi ekspertsuskoolitustel, me õpime midagi kindlat, aga kuidas siis saavutada ikkagi see, et me päriselt oleme meeskond? Just, et kui inimestega tööalaselt rääkida, et koolitus on ja siis paljud mõtlevadki eelkõige et selle teenuse või toote koolitus, et ma arendan ennast sellel alal. Et paljud ei tule selle pealegi, et me võiks kuidagi enda tiimi sees ka enda läbisaamist ja oma koostöötamist kuidagi arendada, on ju. Me eeldame seda, et me kutsume inimesed kokku ja siis nad hakkavad koos toimima. Sest me oleme ju teadlikult valinud, me isegi valime tänapäeval väärtuspõhiselt endale meeskonna liikmeid. Aga meie eeldus on nii tugev, et see tegelikult ei toimi nii. Aga siit olekski hea minna edasi sellele, et miks see meeskonna töö hoidmine ja arendamine, võiks öelda ka isegi parendamine, nii oluline on, et tänane, mina näiteks ei kujutaks ettegi, et kui ma töötaks kuskil ainult palga pärast. Et miks see nii oluline on, miks juhtidele või personalijuhtidele, et kuidas sina selgitaksid seda, et miks see oluline on ja kuidas sina seda oma koolitustega saavutad? See on, mis ise välja tõid praegu hetkel, on see väga hea näide, et me nii harva hindame seda, et kui palju maksab meile uue töötaja, palju on uue töötaja hind, et kui kaua läheb aega, et ta saavutaks kooskõla üldse meeskonnaga, et ta saaks aru, mis on tema täpne roll, et juba sellepärast toetada, et inimesed valivad väärtuspõhiselt järjest rohkem, kus nad töötavad. Et kui mul on ikkagi vastu karva mingid asjad, siis ma lahkun olenemata palgast. See on juba number 1. Number 2 on see, et kõik uuringud, mida ma olen uurinud nii rahvusvaheliselt kui Eesti põhiselt, võin öelda, et ettevõtte tulemused kasvavad kuni 30%. Miks? Sellepärast müra jääb vähemaks, määramatust jääb vähemaks ja me teeme tööd palju efektiivsemalt. Sest me teame, kuidas me suhtleme omavahel. Meil ei jää sellist halli ala, määramata ala ja seda saavutabki sellega, et kui me oleme ühtne meeskond. Ja kuidas seda ma saavutan, ongi see, et me ühe koolitusega ei saavuta peaaegu kunagi mitte midagi. Kindlasti mitte, jah. Me saame märkmiku täis märkmeid, aga kuidas seda päriselt ellu siis rakendada, see on see kõige suurem küsimus. Ja minu lähenemine ongi see, et ma tihti küll koolitan, aga koolituse juurde alati käib kaasa see, et ma kõigepealt uurin, kus üldse meeskond on omadega. Eeltöö on väga suur osa, on ju. Ja, et ma uurin seda, et kus need juurpõhjused on. Tihti me juhtidena näeme hoopis ühte vaadet kui see, et me näeme meeskonna vaadet, et kuidas meeskonnad kogevad. Et on organisatsioone, kus juhid on väga teadlikud. Nad justkui kallavadki kastekannuga teadmisi peale ja kõik võimalused on olemas, aga tegelikult on miski puudu ja inimestel tekib selline vihmavarju efekt, et nad isegi ei suuda seda ega oska seda vastu võtta, mis neile pakutakse ja seal tekivad need käärid juba. Või siis ei oska rakendada oma tiimis ja oma töös seda, mis neile kõike kallatakse. No täpselt, et me isegi kui me õpime midagi, kui ma võtangi sellist andragoogilist teadmisi, et meile öeldakse, et kuulge, et olge avatud. Kui palju te olete kuulnud seda, et räägitakse, me oleme avatud meeskond, meil on meeskond toimib ja kui sa hakkad päriselt rääkima inimestega, siis on see, et ma tegelikult ei tunne ennast turvaliselt. Ma tegelikult ei tunne meeskonnas ennast iseendana ja sellepärast on nii oluline nii see eeltöö, koolitus kui ka järeltöö selle juures. Et kui ma lähen organisatsiooni, siis ma töötan programmina, ma ei tööta koolitusena, vaid seal on eeltöö, seal on koolitus, seal on team coachingud järgi, seal on toetus, vahel on tiimijuhtidega otseselt koostöö, vahel on kogu meeskonnaga ekstra kohtumised selleks, et luua selgust, mis on tegelikult nende jaoks oluline. Ja tegelikult on see ka ju, et kogu see meeskonna läbisaamine ja koostöö on ju tegelikult nii tihedalt seotud ka inimeste vaimse tervisega, enda vaimse tervisega, nii et tänapäeval aina rohkem ka Estrevel panustab hästi palju oma töötajate vaimse tervise hoidmisele ja arendamisele, eks ju. Et kui sul ikkagi on konfliktne meeskond, siis see mõjub tegelikult sinu vaimsele tervisele, sa lähed töölt ära ja saad väljaspool tööaega ka stressis, pahas tujus, mis iganes. Just, ja seal tekivadki need läbipõlemised, sellepärast, et tegelikult ei ole kooskõla selles, kuidas me tegutseme, mis on see päris minu roll ja mis on see minu panus. Sest me ei saa aru mingitest asjadest, me teame küll, et me peame seda saavutama, aga me tihti ei julge isegi küsida, et kuule, ma tegelikult olen siin 3 aastat töötanud, aga ma ühest kohast ei saa üldse aru ja iga päev selle koju ja mõtlen, et ma ei ole piisav selle koha pealt. Sest et see eksimine justkui on lubatud, aga tegelikult ei ole lubatud. Ja selle taga on selline meeskonna psühholoogiline turvalisus, mida ma olen ka juurde siin hiljuti just õppinud läbi Prantsusmaa koolitajate,
kus saime järgmise kihi kätte, et miks me räägime asjadest, et me oleme avatud, et me võime eksida, aga tegelikult seal all on nii palju seda turvalisuse puudust, et me ei tunne turvaliselt, kui me eksime, sest et justkui siis ei ole piisav. Ja teine koht, mida ma olen märganud, et mida meie organisatsioonides ei ole õppimiskultuuri. Jaa, et me käime koolitusreisidel, me käime konverentsidel, Nordic Business Forumile, läheb sellel aastal rekordarv eestlasi. Me tuleme sealt tagasi, me võib-olla teeme mingid kokkuvõtted oma inimestele, sest me justkui tuleme välismaa konverentsilt. Aga kuidas me päriselt rakendame ja loome seda õppimiskultuuri oma organisatsioonis, et see päriselt rakenduks? Ja see on tegelikult ka see, et mina käisin seal, mina kuulsin, panin midagi kirja, tulen tagasi, räägin teile sellest, aga tegelikult need, kellel ma sellest räägin, nemad nagu nad ei omanda seda niimoodi, nagu mina seda seal võib-olla omandasin. Noogutame kaasa lihtsalt. Ja see on hea mõte, et meil tuleb meelde, ma olen seda isegi kuskil raamatus lugenud, aga tegelikult seda ühist mõistmist ei teki. Ja seal tekibki see meeskonna arengupunkt, et kui me hakkame ühiselt päriselt arutama, et mis see avatus meie jaoks tähendab, kus maalt see avatus on või kuidas me nagu käsitleme eksimusi. Need on nii lihtne tulla kokku 20 minuti jooksul luua neid selliseid raamistikke, kokkuleppeid, kuidas meie toimetame oma meeskonnas, siis jääb seda määramatust, seda müra nii palju vähemaks ja see läheb koju palju rõõmsamana. Just. Ja sa tuled tööle palju rõõmsamana. Ja just, et see on isegi veel olulisem, et sa tuled tööle rõõmsalt, nagu et sa soovid tulla siia ja istud oma kolleegidega ühes ruumis. Lähme siit nüüd edasi, kuna me oleme ikkagi reisisaade ja tänane teema on ikkagi ka rohkem nagu viia see koolitus mugavustsoonist välja või? Äkki võiks nii öelda? Jah, ta on ühtepidi mugavustsoonist välja, aga siis kui ma nagu ennem kui ma VQ isegi lõin, ma tegelikult toetasin juba meeskondi ennem seda, ma lihtsalt see VQ tõi asjad nagu kokku, siis minu jaoks õppeprotsess või arenguprotsess ei saa nagu toimuda ühe koolituse raames. Meil peab jääma seda ruumi nagu endasse settida seda, mida sa kuuled, mõtestada enda jaoks lahti, mida see tähendab ja kõige parem viis selle jaoks on see, et kui ma saan kellegiga arutada. Juba see, kui meie siin omavahel räägime, siis me avastame midagi uut kindlasti. Ja kindlasti, mina kindlasti. mina alati absoluutselt iga kord, kui ma teemadest räägin, siis kas või see teistmoodi sõnastamine minu jaoks aitab nii palju kaasa. Ja kui me loome selliseid ruume, kus tekib nagu see, et me õpime midagi uut, me saame mingeid uusi mõtteid või meelde tuletame uusi või vanu mõtteid, siis meil peab jääma see ruum integreerimiseks ja selleks, et see päriselt nagu see õppimine toimub, ehk see edasi areng toimub, siis meil peab jääma ka ruum selleks, et me saaksime omavahel arutada neid asju, kuidas mina mõistan, kuidas sina mõistad ja kuuldes mitte koolitajate sõna läbi seda, mida sa kuulsid, vaid kellegi kolleegi kaudu, siis see võib palju paremini kohal jõuda. Ja ma hakkasin enda sees küsima, et kuidas seda luua niimoodi, et inimesed ei tule ju, nagu ma ütlen, et me panen 3 päevaks nüüd siin ruumid kinni ja siis ma ütlen, et see on retriit, mis on maailmas, sest ma ei saa korraldada ju nagu retriite juhtidele. Ja siis koolitus reisina saime aru, et see on veel väärtuslikum, et kui me lähme nagu sellest oma kultuuriruumist välja, me ei ole nagu tavalises, ütleme, kas me lähme kuskile puhkekeskusesse, konverentsiruumi, koolitusruumi rendime kuskilt, siis me ikkagi oleme siin nagu nii lähedale, keegi saab ikka meid kätte. Nagu telefon on lähedal, kõik teavad, et ema, isa või mis iganes rollis sa oled, et sa tegelikult oled kätte saada, õhtuks lähed koju tagasi. Just. Aga sellel hetkel, kui sa valid liikuda sellest kultuuriruumist välja, siis sa annad ka nagu mingis osas enda nagu identiteedi jätad maha, et sa saaksid liikuda selle uudsuse poole või selle poole, et õppida päriselt juurde. Ja koolitusreis, kui selline annab selle ruumi õppida, koos luua uusi mõistmisi. Ja koos kogeda ka midagi muud, ütleme väljaspool koolitust ka midagi, et see annab tegelikult ju ka kogu sellele koolitusele juurde, kui sa ka lisaks koolitusele midagi koos pärast kogeda. Just, ja see on see, miks see on oluline, me tegelikult õpime siis, kui me kogeme emotsiooni. Me ei õpi siis, kui me istume lihtsalt konverentsiruumis, kus me lihtsalt oleme, kui me võib-olla vaatame isegi samaaegselt e-maile. Aga see, mis sa tõid just välja, on see emotsiooni kogemine. Kui me näeme midagi uut, midagi põnevat, midagi olulist meile, siis tekib emotsioon. Meil jääb meelde see ka hiljem ja nagu see
teadmine nagu kinnistub veel paremini ja just see kombo minu arust, et sa lähed kuskile väljapoole, sa koged kultuuriliselt koos meeskonnaga midagi, koos nagu see on nii põnev minu jaoks. Ja minu arust tegelikult ka reisidega mingil määral võib-olla ikkagi kaasnevad mingid väljakutsed, võib-olla mingid isegi, ma ei tea, takistused või mis iganes mingid sellised asjad, kus sa pead tiimina koos töötama, et sellest nagu edasi minna või üle saada, eks ju, et meil näiteks ka, me ei ole küll käinud kuidagi nagu konkreetselt koolitumas, aga kui me oleme oma tiimiga käinud välismaal, siis see kuidagi kõik see, et nii, et me jõuaksime kõik sinna lennuki peale ilusti, siis sealt lennuki pealt maha, siis et kõik koos see transfer on ju, kuhugi jõuda oma majutuskohta. Linna peal ringi liigeldes, et kes kaarti loeb, kes ütleb kuhu, mis, mida. Et see ilusad rollid on paigas kohe, et oma tugevused tulevad välja, sest hakkate koostööd tegema. Meil on juba väga rollid paigas, kes mida teeb. Te olete õppinud juba üksteist tundma väga hästi ja sealt teil on selline suure tõenäosusega selline turvaline õhkkond tekkinud, sest te teate, et te võite usaldada üksteist. Te teate, et tema kannab selle rolli välja. Ta teate, mis on tema nagu selline kõige tugevam roll, mida tema võtab tol hetkel. Aga kui nüüd mõelda nagu ettevõtte seisukohalt, et miks panna siis oma töötajad, ma ei tea, lennuki, laeva või bussi peale ja saata kas siis paariks päevaks või lausa nädalaks teise riiki meeskonna koolitusele, et ettevõtte jaoks on silme ees ilmselt rahanumbrid on ju, et nemad mõtlevad kohe või ettevõte mõtleb kohe, et see on kulukas ettevõtmine, et see ei tasu ennast ära kuidagi. Lükka nüüd see ümber. See on puhas investeering, nagu ma võin päriselt käsi südamel öelda, et see, et sa lähed keskkonnast välja ja need väljakutsed, mis sa välja tõid, et me koos leiame neid lahendusi, siis see ongi see meeskonnaks harjutamine. Et me tavakeskkonnas ei saa meeskonnaks harjutada. Me saame läbi rääkida asju, aga me ei saa päriselt seda kogeda. Ja mõtle nüüd, kui sa lähed nagu koolitusreisile või siis lihtsalt meeskonnaga reisile, koos ühiselt teete tööd mõnda aega nagu eemalt teises riigis, siis need tulevad teistsugused väljakutsed, me õpime teistmoodi üksteist tundma. Ja sellel hetkel, kui see meeskond tuleb tagasi ja on kriisiolukord organisatsioonis ettevõttes, siis kõige paremad lahendused tulevad sellelt meeskonnalt suure tõenäosusega, sest nad teavad, nad on ühiselt koos kriisi läbi käinud ja see kriis ei tähenda mitte midagi suurt. See ei ole nagu eesti keeles on konflikt, kui me ütleme konflikt, siis see tähendab midagi väga-väga suurt kindlasti, et see on see, et me oleme üksteisega kättpidi kallal, me vihkame üksteist, vaid need meeskonnaks kasvamise osa on see, et me peame selles konfliktis ka läbi käima või see, et meil on need raskused koos ja kui sinu meeskond oskab koos toimida keerulistel hetkedel, siis on kõige suurem võit, mida sa saad üldse oma meeskonnale pakkuda. Ja kindlasti. Ja see rahaline kahju, nii nimetatud, kui sa mõtled, et see kulu on nii suur, siis hiljem tuleb see sulle kordades tagasi. Või siis kui mõelda teistpidi, et kui sa sellesse ei panusta, sul on võib-olla töötajate liikuvus suur, on ju, see rahaline kulu võib olla isegi sel juhul suurem. Kordades suurem. Ma tegin lihtsalt huvi pärast mingi hetke nagu arvutusi. Need numbrid lähevad päris suurteks sellel hetkel nagu kahjumiga. Et ma ei räägi sellest ainult, et 30% tulemused võivad nagu suureneda, vaid see, et kui su meeskond ei toimi, kui palju ta toob sulle igapäevasel miinus tegelikult. Sest ma tulen tööle, mul on konfliktid õhus võib-olla, ma ei tunne ennast turvaliselt sellepärast, et ma ei tunne ka turvaliselt oma juhiga võib-olla. Ja mul ei ole seda turvaruumi, siis ma tegelen sellega, et ellu jääda. Ma tegelen sellega, et tulla toime, sest mul ei ole turvaline. Ja number 1 asi, ma tegelen enda maandamisega. Aga kui ma tunnen ennast turvaliselt, ma tulen rõõmsalt tööle, siis kõik asjad sujuvad millega pärast paremini. Ja see turvalisuse tunne ja oma meeskonnas ja heade suhete olemasolu on tegelikult, mis ma enne rääkisin, et kui me oleme siin käinud oma tiimiga korduvalt, eks ju, kaugtööd tegemas, mitte küll otseselt, eks ju, meeskonna koolitumas, kuigi ma võiks vabalt öelda, et meil on ikkagi see tegelikult kaudselt meeskonna koolitus, sest nagu juba eelnevalt sai mainitud, kõik see logistika, kuidas, mismoodi me saame liigutud, millal, kuhu. Ja see koos elamine, ma ütleks isegi, et kui sa võib-olla lähed tiimiga ja ööbid hotellis ja 2 tubades võib-olla, et see pole isegi päris see, et meie oleme iga kord nagu ühes majas ööbinud ja nädal aega sa oled oma tiimiga nagu pead ja jalad koos põhimõtteliselt, sa teed koos süüa, sa teed koos tööd ja peale tööpäeva sa käid ka koos avastad.
see on nagu, sa oled nagu tõesti nädal aega kogu aeg koos ja noh, minu käest on väga paljud tuttavad küsinud, kellel ilmselt ei ole sellist meeskonna nagu harmooniat. Kuidas te ikkagi, no miks te tahate minna nagu oma meeskonnaga, et kas nagu ebamugav ei hakka nagu nii pikalt nagu noh, ikkagi mitte võõraste inimestega, aga noh, kind of nagu võõraste inimestega ühe katuse all, et meil on ka veel nagu mehed, naised nagu segamini, eks ju, meeskonnas, et kas nagu kuidagi ebamugav või imelik ei ole või et miks te tahate minna üldse oma tiimiga nagu ja elada ühes majas. Ma ei tea, ma kohe praegu ei oskagi öelda, miks, sest meil on tore. Sest see on see miski, mis ühendab teid. See on juba teie nagu meeskonna nagu raamatusse kirjutatud. See on see teie lugu, mis on nagu vajab edasi kirjutamist. Ja ei saaks öelda, et meil kohe esimese reisiga kõik nagu nii hästi toimis ja nii ideaalne oli, et see on nagu iga reisiga aina rohkem ja rohkem tekib seda juurde, seda usaldust ja ühtekuuluvustunnet. Suure tõenäosusega esimesel korral kompisite neid piire, te õppisite tundma ennast. Ja ma tahakski öelda, et see koolitusreis, kas on siis nagu koos koolitajaga või lihtsalt te lähte oma meeskonnaga, siis ta on ikkagi nagu kiirkursus. Et sa saad väga palju kiiremini saavutada seda meeskonna ühistunnet. Ja kui me räägime selleks, kuidas me üldse meeskonnaks kasvame, siis me algul ongi nagu see esimene reis võib-olla, et me vaatame, et ta on natukene ikkagi minu moodi, ta mõtleb sarnaselt minuga, kõik on justkui see sama ja võib-olla reisi keskel me saame aru, et oota, mis asja, ta teeb hoopis niimoodi või, väga imelik nagu. Ja see on üks osa selleks, kuidas me meeskonnaks kasvame, et see on hästi tavaline, kui ma lähen kuskile organisatsiooni, me algul samastume, me otsime neid sarnasusi ja sellel hetkel, kui me tahame meeskonnaks areneda, siis me peame lubama tulla erimeelsustel lauale. Sul ei ole kuskil sealt reisil põgeneda. Kusjuures, aga mina pean ütlema, et meil vist, mul ei meenu küll, et meil oleks olnud väga suuri mingid konflikte või erimeelsusi seal reisil üldse kunagi tekkinud. Seda ei peagi tekkima, seal on mingid kohad, mida saab nii pehmelt lahti rääkida. Sest isegi kui üks tahab ühte kohta minna teise kohta, siis kui sa oledki nagu selles turvalise ruumi juba loonud, siis see konflikti sõna on liiga tugev selle jaoks ja me ei ole head sõnastust selle jaoks leidnud. See on see, et kus me toome need erinevad arvamused laua peale ja tavalises keskkonnas tekib see konfliktifaasina. Ja ma olen töötanud organisatsioonis, kus konfliktifaasist ei mindud edasi 9 aastat. Ja kui nad said teadlikuks, et see on üks osa sellest, et me saaksime üldse meeskonnaks kasvada, siis nad tahtsid seda tegelikult. Aga me lükkame nagu vaiba alla, peidame neid elevante, sest et me ei räägi asjadest. Ja ei arva, et see on oluline või kuidagi nagu mõjutab minu performance'it. Ja, et me arvame, et see on vale. Me ei tohi nagu olla eriarvamustel, me peame jääma sinna ja kui eriarvamus tekib, siis me pigem kapseldume. Tekibki see, et kuidas ellu jääda siin hoopis, aga hoopis nagu me saame ka meeskonnana ennem kokku leppida, kuidas me sellel olukorral toime tuleme, et kui meil tekivad need erimeelsused, meil on võib-olla mingisugune agenda. Iga kord, kui meil on mingid erimeelsused, me teame, et paneme ruumi kinni, kõik tulevad sinna, me saame avatult rääkida asjadest. Ja 3. etapp on see, kus tekib see normaliseerumine, kus ma saan aru, et mina olen mina, sina oled sina, meil võivad olla erinevad vaated ja alles siis saab hakkas koostöö tööle hakata. Aga me ei luba nagu sinna minna, sest me hoiame oma mingitest raamidest kinni või sellest rollist, et ongi see, et ma pean selle nüüd ära tegema. Ja millega pärast me kardame, et me justkui kaotamegi rahaliselt, kui me kulutame aega pehmetele asjadele. Ja me arvame, et need on tegelikult pehmed asjad, aga tegelikult ei ole midagi nii pehmed. Ei ole. Me tahame ju, kui me võtame paralleeli suhetes, me tahame ka kodus tunda ennast turvaliselt. Ja kõik sama, see paralleelid on ka töö juures. Et see turvatunne, et olla sina ise on nii oluline. Aga räägime siis sellest ka, et kuidas üks koolitusreis võiks siis välja näha, et olgu see siis, ütleme paaripäevane, 3-4 päeva näiteks, et kas see on pigem selline, mingil määral me oleme juba natukene sellest rääkinud, aga ma küsin ikkagi nagu üle, et kas see on selline, võiks olla pigem selline intensiivne, et iga päev on nagu täis pikka koolitust või pigem selline rahulik, et teeme võib-olla 2 päeval koolitust, teistel päevadel või poolikud päevad koolitust ja siis ülejäänud aja teeme midagi koos, et mis see nagu see kõige parem tasakaal on? See oleneb hästi palju meeskonnast, et sellist kuldvõtmekest, et nüüd see on see ja suurusest ka ilmselt. Ja suurusest ka täpselt või kui kokku kasvanud juba meeskond on. Et kui me täna läheks koolitusreisile teie meeskonnaga, kes te olete juba kokku kasvanud, siis teie vajadus on hoopis teistsugused kui need, kes on alles alustanud või ei ole üldse meeskonna arengu teemadega nagu tegelenud. Ja alguses on hästi hea luua seda ühist nagu arusaama, et alustada sellise koolitusega, et me tegeleme nende teemadega, mis teeb üldse meeskonnast meeskonna, mida me üldse soovime selle koolitusreisil
nagu koos saavutada, et meil tekiks see ühine mõistmine ja siis järgmise hetken ongi vaja seda ka ruumi olla, ruumi koos nautida, luua neid suhteid, nagu nimetan alati neid sildasid, et kui meil on lihtsalt see, et ma ütlen, tean inimesi natukene ainult, siis mul ei teki seda usaldussilda, et ma pean justkui seda palli viskama ühele poole ja teise poole, et see sild kogu aeg tugevneks ja selleks on vaja hästi palju ruumi. Ja seda meil töö juures ka ei ole. Kohvinurgas on, aga kohvinurgas on meil tavaliselt teistsugused jutud, mida tuleks just kohvinurgast välja tuua. Et jah, et selline balanss kindlasti on väga oluline, aga see sõltub meeskonnast ja kindlasti ma soovitan seda, et kui juba lähed teise riiki, et võtta seda aega, et kogeda ka seda riiki. Et vahet ei ole, kus riiki sa lähed, vaid ongi see kultuuriline elamus. Sa õpid selle kaudu väga palju inimesi tundma, et võib-olla sa ei ole kunagi ise kunsti fänn olnud, aga sinu meeskonnas ongi ja sa lähed koos temaga, kes juhendab sind sellele maailmale, siis milline kingitus see võib olla. Meie omade kirgesid nagu jagada. Ja nagu sa ennem ütlesid ka, et rääkisid, et et lähed kuskile konverentsile või koolitusele, võtad selle paberi ja pliiatsi või päädi omal kätte, kirjutad kõik üles, mis kuulsid, tuled koju tagasi. Et siis, ja sellistel koolitusreisidel ka, et kui see on nagu täis nagu koolitusi, siis need sillad, mida sa nimetasid, ei teki ainult sellel koolitusel, mingil määral võib-olla tekivad, aga kõige nagu tugevamad sillad tekivad ikkagi sellel pärastisel tegevusel, mis on vabamas vormis ja kus inimesed võib-olla ka tunnevad ennast vabamalt. Ja võib-olla kogu see, mida sa õppisid seal koolitusel, kinnistub pärast palju paremini. Mitte võib-olla, vaid kindlasti. Okay, kindlasti, sina tead paremini. see ongi see koos kogemine, see koos olemine ja sellel hetkel need sillad sünnivad. Et just, et käisime seal, eks ju, reisil ja õppisime seda ja teist, aga siis käisime veel seal ja seal, et kõik on nagu palju võib-olla paremini meeles kui see, kui sa lähed lihtsalt koolituma. Ja see, just see ühismõistmine või see ühise teadlikkuse loomine, et me loome nagu ühiselt saama aru, mis see tähendab. Et ma kuulen nii tihti seda avatud suhtlus, me kommunikeerime, see on meile väga tähtis. Kui ma lähen nagu sammuke sügavamale, siis juba kaob see ära. Me räägime, et kõik on hästi, sest meile meeldib näidata väljapoole, et kõik on hästi. Aga nendel hetkedel, kui meil on see kogemise ruum, siis me saame päriselt asjadest aru, et mis on kellegi jaoks hästi. Ja meie nendel tööreisidel on olnud ka tihtipeale, enamasti ongi nii, et päevasel ajal igaüks istub oma nurgakeses enamasti, me teeme küll ka mingid koosolekud, aga enamasti igaüks istub oma nurgakeses, teeb oma igapäevatööd ja siis, kui see tööpäev saab läbi, siis me võtame autod ja lähme sõidame kuskil, lähme sööme kuskil ühise suure laua taga õhtust kuskil mõnusas miljöös ja räägime nagu niisama tühjast tähjast ka, aga millegipärast peaaegu alati need jutud lähevad ikkagi ka tööalaseks. Peaaegu alati. Ja kuidagi siis teinekord tekivad mingisugused mõtted ja ideed ja plaanid, mida sa võib-olla kuskil koosolekute ruumis istudes ragistate kõik pead ja ei tule nagu nendele mõtetele. Sest teil on ruumis VQ. Ja, just nimelt. Teil on see turvaline ruum, te olete kõik hääled on kuuldud, mida ma ka nagu, et tavaliselt kui te koosolekutel olete või nagu, see on eeldus jälle väga palju, mitte nagu Estrevel, vaid ka üldiselt, et kui me läheme koosolekutele, me lahendame mingid asju, siis tavaliselt on need kes räägivad rohkem ja teised, kes on vaikivad rohkem. Nad on harjunud sellega, me oleme harjunud olema teatud viisil, me oleme teatud rolli juba meeskonna dünaamikas võtnud, aga üks oluline põhimõte on, kõik hääled on kuuldud. Ja kui sa oled keskkonnast väljas, siis sa ei jäta ju kedagi märkamata, kes on vaikselt, sa märkad kohe teda ja iga hääl on kuuldud ja iga panus on olemas selle juures ja sealt tekibki see VQ, kus tekivad need uued lahendused, uued mõtted, nii et sa tegelikult oled kogenud juba seda VQ-d, sa tead küll, mis see on, sa lihtsalt ma lihtsalt ei teadnud, et see on see. Ja täpselt, sa ei teadnud seda tiitlit sellele juurde, on ju. Just. Aga räägime siis veidi nendest, anname mõned ideed ka või nagu mõtleme koos mingid ideed ka, et okei, nüüd keegi kuuletesse mõtlebki, et võiks nüüd ka teha oma tiimiga või siis mõni personalijuht või juht, et võiks oma töötajatele teha sellise asjad, aga kuhu? Et milliseid sihtkohti me võiksime näiteks soovitada pigem selliseks lühemaks, siis võtame praegu nagu muidu läheb liiga laiali, et selliseks lühemaks lähedasema sihtkohaga mingiks koolitusreisiks. Kõige lihtsam on siia lähedale Soome minna, kui sa võtad laeva, sa saad juba laeva peal teha tegevusi ja see protsess hakkab sellel hetkel, kui sa kokku tuled sadamas ja see protsess lõpeb sellel hetkel, kui te jõuate koos sadamasse ja hiljem need vestlused kindlasti jätkuvad. Ja laevaga on selles suhtes hea mugav ka just nagu sa ütlesid, et need protsessid hakkavad juba laevas, eks ju, sa toimetad, et ütleme lennuki ja bussiga reisides sul need protsessid algavad ikkagi nagu sihtkohas alles. See saab küll luua ka ennem seda teadlikkust, et siis kui sa nagu
lennukis istud, et sa võid teatud asju juba nagu mõtestada enda jaoks, võib-olla on workshop juba ennem toimunud, kus on häälestus toimunud, et mida me lähme siis kogema, siin nad kõik juba teavad. Et see ongi see teadlikkus luua seda programmi. Et jah, see esimene sihtrühm on lihtne Soome, et me küll mõtleme, et ta nii lähedal ja me kõik nii käime, aga seal on nii palju, mida kogeda. Ja, seal on teisi riike, seal on laevasid, me oleme käinud siin meeskonnaga nii, et me lähme Helsingist lähme Turku ja Turu kaudu lähme hoopis teise laevaga. Me lähme sealt Rootsi ja Rootsi kaudu tagasi, et ta on nagu teekond, aga teekond õppimisega. Siis mina ise fännan väga Prantsusmaad, kus ma alles hiljuti käisin ja kui minna koos kogema nagu nii võrratud maad, siis see annab jälle ühe sellise boonuse juurde minu jaoks. Ja võib-olla ongi kellegi unistus käia kuskil ja kuulata seda unistust ja kõik koos minna seda täitma, et see on väga tore. Jah, ja ongi, et peale seda võib-olla natuke intensiivsemat koolitust pärast koos, ma ei tea, mingit gurmee elamusi nautida ja selle jooksul ka arenevad mingid, nagu me ennem rääkisime, jälle uued mõtted, plaanid. Iga detail on ja see paigas. Turvatunne kasvab on ju võib-olla tiimi vahel, jah. Et seal on nagu, me ei lähe siin teoreetiliselt nii põhjalikuks, aga ma tahaks öelda, et see koolitusreis, kui selline annab sulle nii palju elemente, mida sa vajad selleks meeskonnaks kasvada ja areneda, et sa ei peagi otseselt tegelema sellega, vaid sa lähed ja koged koos ja selle taustal sünnivad kõik need protsessid, et mis aitavad kogu meeskonna dünaamikal nagu tulla ellu. Ja tegelikult räägitakse ju ka väga palju sellest, et kui meeskond teeb koos midagi võib-olla natuke füüsilisemalt, raskusastmelt nagu füüsilisemalt, midagi ekstreemsemat võib-olla isegi, siis see nagu veel eriti tugevdab seda tiimi koostööd, eks ju, et siis võiks ka vabalt valida sihtkohaks, ma tean päris paljud tegelikult käivad suusatamas koos, on ju mäesuusatamas kuskil Euroopas või Soomes või Prantsusmaal või Austrias on ju, et või matkamine või ma ei tea, kas või kajakkidega kuskil lähed jõe peale sõitma, et kõik siuksed tegevused ka tegelikult hästi. Ja võib-olla see üks oluline koht, mida võib-olla mõelda on ennem kui valida seda riiki, ongi see, et vaadata, et kes su partner on, kes aitab seda reisi korraldada, et selline ennem minekut oleks juba turvaline. Ja võib-olla, nagu tihti me võib-olla valime neid riike, kus ma ise olen võib-olla varem korra käinud, aga siis midagi ekstra nagu juurde vaadata. Et kui me lähme nagu kogu meeskonnaga täiesti oma päi kuskil täiesti uude riiki, kus meil puuduvad nagu kogemused, siis seda ärevust on võib-olla rohkem. Et kindlasti võtta endale siis tugi kaasa, kes aitab sul seda reisi nagu, kes aitab seda reisi siis planeerida ja organiseerida, et sina saaksid tunda ennast turvaliselt, et alati on ikka keegi, kes vastutab selle projekti eest. Aga ja sellise reisi puhul on ikkagi mõistlik, et sul on võimalikult palju ikkagi juba ette ära organiseeritud, planeeritud, et sa selliseks spontaansusteks ei jäta nagu väga nagu. Ja, et mingi pidepunktid on sul olemas, sa tead, et see transfer tuleb, sa tead, et see hotell tuleb ja sa tead, et sul on kontaktisik sellel hetkel, kui midagi juhtub. Kui teie läksite reisile, siis te olete ise reisikorraldajad ja saate ennast toetada. Aga kui sa lähed nagu ettevõttena esmakordselt, siis mina kindlasti soovitan võtta endale partner kõrvale, kes seda organiseerib. Isegi kui me tänapäeval oskame neid asju teha, siis kõige olulisem on see, et sina, kes sa korraldajad oled ka meeskonna liige ja on oluline, et ka sina saaksid selles protsessis kaasas olla ja tunneksid ennast turvaliselt. Ja sealt kaudu tulebki see riigi valik, et kus sa tunned võib-olla esmakordselt seda kogedes turvaliselt ja kus võib-olla on see huvi, kus tekibki see, et mida me saame koos kogeda. Sa millalgi mulle rääkisid veel, et sul tegelikult endal on päris palju häid kontakte üle Euroopa või on üle maailma lausa? No ütleme üle maailma. Okei. Kohapealseid kontakte, et ütleme, tahan mingisse riiki minna ja sul on seal olemas oma kohalik, kes teab, tunneb ja oskab viia õigetesse kohtadesse. Ja ma üks hetk tundsin puudust enda ala ekspertidega rääkida ja siis ma hakkasin otsima, et kus neid veel maailmas on, et kellega neid teadmisi nagu arendada ja siis ma jõudsin kogukonda, kus me siis olemegi selle valdkonna peal koos ja ongi, võtame Šveitsi, Prantsusmaa, Kanada, you name it nagu riik, siis mul on igal pool keegi, kes põhimõtteliselt tavasüli ootab ja tuleb, on valmis panustama sellesse, et kõik tunneks ennast hästi.
ja tuua ka oma kultuurilisi teadmisi, et see, et meie teatud viisil täna siin räägime juhtimisest, meeskonna arengust, siis igal pool on neid lisandeid, boonuseid ja tuua nagu koostööna veel väliskoolitaja sisse, see on ju eriti äge. Ja ma kujutan ette, et kuskil Vahemere riikides näiteks need meeskonna, kuidas siis need nipid, kuidas meeskond nagu hästi koos töötab, on hoopis teised kui need nipid, mida võib-olla sinul on jagada, ja seal ka meeskonnad ilmselt töötavad veidi teistmoodi kui... Tuleb kultuuriliselt ka. Jah, natukene ikka tuleb mängu, eks ju. Ja see päris palju võib mõjutada kultuuriline, et mul ongi väga hea koolitaja Prantsusmaal, kellega me arutame tihti nende kultuurilisi eripärasid. Et kuidas erineva kultuuris, kuidas ongi need mingid väärtushinnangud, mis meil on nagu nii paigas, siis mingid asju me ei saa teha teatud kultuuriruumis, mingid harjutusi ja või mingid tegevusi ei saa nagu otseselt teha, sest või on sisse juurdunud mingid asjad, mida sa lihtsalt ei juuri välja. See kultuuri eripära just. Sa ennem rääkisid sellest Soome versioonist, meie Estreväli töötajad käisid ka mõni aeg tagasi siin teie ühel nii-öelda näidiskoolitusreisil ja oligi siis, eks ju, laevaga Soome, seal juba algas mingi osa koolitusest tutvustamine, ma ei tea, meeskondade loomine, selline. See oli koolitus, kus siis me teeme ka nagu avalike koolituse niimetatud, kus siis tulevad juhid, kes siis õpivad seda, et kuidas siis teadlikult oma meeskonda toetada. Ja see oli siis meie, kus Estreväel kaasas käis, oligi meie üks esimesi koolitusi siis, et aru saada, et kas see, mis me oma peas oleme loonud ja läbi mõelnud, et kas see päriselt ka toimib. Ja tol hetkel olid inimesed, juhid, kes ei tundnud üksteist niivõrd hästi, aga me kasutasime neid tööriistu, mida me kasutame ka meeskondade arengus. Ja see oli nii äge, oli kogeda ja näha, kuidas laeva peal õhtul tulles kella 5 läheb laev välja. Inimesed ei tunne üksteist. Ja järgmise päeva keskpäevaks nad olid kõik nagu üks meeskond. Ja nad ise ka selgitasid, et ma ei tea, kuidas ma tunnen ennast nii hästi ja siiamaani, kui me räägime nende inimestega, siis nad mäletavad seda koolitust. Nad teavad neid inimesi, nende jaoks on need inimesed ka olulised, kes seal olid. Mis on nagu täiesti nagu vähem kui 24 tunniga loodud. Ja seda saad luua ka oma meeskonnas väga kergelt ja lihtsalt. Ja seal siis oligi, et te läksite laevaga, eks ju, Helsingisse, seal toimus mingi koolitus, siis sõitsite Helsingist Turusse. Tegelikult saab ju ka Turus mingit tegemisi, toimetamisi, mis seal võiks olla, seal on see teha mingi väike Fiskarsi näiteks, teha see külastus, mis ma olen kuulnud, on tegelikult päris põnev. Läksite siis teisele laevale üldse, seal läks see koolitus edasi ja toimusid ka laeval mingisugused meelelahutuslikud osad ja siis tulite jälle tagasi Helsingisse ja seal ka veel nagu nii-öelda lõpetasite selle koolituse, et mis ma tahtsin just sellega öelda, et ei olnud niimoodi, et et teeme nüüd esimene päev või esimesed 2 päeva koolitus ja siis võib-olla 3.-4. päev fun, eks ju, vaid siuke vaheldumisi koolituse algus, natuke fun'i, järgmine jälle koolitusega edasi, jälle natuke fun'i ja siis jälle koolituse lõpetamine. Et selline päris hea nagu tasakaal sellel küll. Ja nagu teekonnal olemine. Me oleme pidevalt teekonnal, aga kogu aeg miskit on. Kogu aeg olite liikumises ka, aga olgu siis laevaga või bussiga. Just. Ja just see, ja seal tekibki see, et kui esimesel hetkel me lõime neid suhteid, me rääkisime mingitest põhimõtetest, siis järgmine, et kui me koos ruumi tulime, siis meie teadlikkus oli juba tõusnud, seepärast me olime ennem rääkinud asjadest. Meil oli aega seda integreerida, mis oli vahepeal juhtunud või me olime võib-olla rääkinud inimestega, et kuule, kuidas sina sellest aru said. Et kui harva jääb koolituse ruumi öelda, et ma tegelikult ei teadnud seda asja, aga võib-olla pinginaaber teadis. Aga siis me saame bussis seda teemat arutada, et kuule, see oli väga huvitav, aga ma sellest kohast aru ei saanud. Et see teekonnal olemine, see ongi minu jaoks kõigi ilusam koht selleks, kui valida koolitusreis. Et sa oledki teekonnal, et see ei ole selline, nagu sa ütlesid, kellast kellani, nüüd me nagu pingutame kella 5, siis me nagu pingutame nagu lõputsemisega, siis me pingutame hommikul jälle, sest et õhtul oleme pidutsenud võib-olla. Et aga see on tõesti... See õppeprotsess algab sadamas ja lõppeb sadamas ja seal vahepeal sa saad kogeda kõiki erinevaid asju, aga täpselt selliste mõnusate ampsudega nagu gurmee-ampsud. Ja need kõik on tegelikult ikkagi justkui nagu seotud oma vahel. Just nagu see punane lõng läheb läbi, et sa tead, kus need saiatükid on nagu selles muinasjutus on ju. Et sa lähed mööda seda rada, aga ja see raja peal on need olulised punktid, mis on hea läbida selleks, et meeskond saaks turvalisemalt tunda ennast, et sina saaksid ennast turvaliselt tunda ja samaaegselt ongi need arenguampsud või siis need õpiruumid, mis sul sinna loodud on.
See väga huvitav tähelepanek ka, et millest me just rääkisime, oli tegemist üldsegi juhtide koolitusega, et kui me siin algusest saati oleme rääkinud kogu aeg meeskonna koolitamisest, et siis tegelikult kui oluline on ka ju ikkagi juhte koolitada, et juhina muudkui lasen oma meeskondadel koolituda ja paremaks saada, aga ise nagu ei tegele endaga. Või siis on vastupidi, et me tegeleme juhina, käime coach imas ennast, arendama, aga siis nagu ei oskagi seda teadmisi viia võib-olla nagu teadlikult oma meeskonda, et kuidas me siis päriselt neid asju siis ellu äratame. Ja me pidevalt juhina jookseme nagu selliste mustriliselt sarnaste kohtadega. Aga kui me võtame selle meeskonna endaga kaasa sellele teekonnale, siis me saame koos neid teadmisi arendada. Et ma usun, et mõlemad peaks olema nii juhi areng kui siis ka meeskonna areng. Ja vahel on meeskond teadlikum, kui on juht, ka neid olukordi on väga palju. Ja kui ma alustasin meeskondade toetamisega, siis ma saingi aru, et meeskond sai teadlikuks, aga juhid ei saanud aru, mis toimub. Ja minu eesmärk on alati see, et ma naeran ise, et kui ma lähen organisatsiooni, siis ma ootan, et mind heas mõtteks lastakse lahti, sellepärast, et siis on minu töö tehtud. Ja mu eesmärk ei ole kunagi jääda liiga pikaks ühe organisatsiooniga seotud ja ma tahan, et nad saaksid ise teadlikuks. Ja tänu sellele, et kui ma koolitan ka juhte teadlikumaks, siis nad oskavad oma meeskondi teadlikumalt toetada ka nagu peale seda, kui mina olen organisatsioonist lahkunud. Et ja kuna ma niikuinii kõikide meeskondadeni jõua, siis mida rohkem on teadlikke juhte, seda rohkem on hoitud inimesi. Mind just eriti veel köitis selle juures see, et tegemist oli nagu võõraste inimestega, kes läksid koos ikkagi välismaale, põhimõtteliselt ikkagi reisile. Ja kui ma siin räägin terve saate juba, kuidas me tiimiga käime koos reisile, kes on ikkagi nagu tuttavad inimesed, kas turvalised või mitte turvalised, aga nad on tuttavad inimesed, et siis nagu täiesti võõrastega minna reisile, see tundub minu jaoks juba siuke päris suur väljakutse, minu enda jaoks kindlasti, võib-olla mõne inimese jaoks mitte nii väga, aga ma mõtlen, et sellist asja tegelikult isegi mitte ainult juhtidele, vaid teinekord ka madalama astme või nii-öelda meeskonna üksikutele inimestele tegelikult ülihea võimalus ikkagi muutuda nagu veidi avatumaks äkki. Just sellisega, et sa lähed võõraste inimestega koos reisile, näiteks meie reisikonsultandid ka päris tihti käivad selliste rõppereisidel kauges sihtkohas, kust tulevad kokku erinevate reisibüroode töötajad, suure tõenäosusega võhivõõrad inimesed ja sa pead nendega nädal aega koos seal olema, et see on siuke päris huvitav väljakutse mõne jaoks. Enamuse jaoks ma arvan, et sest me oleme täiskasvanuna väga suures mugavustsoonis ja peale seda, kui me saime kogeda koroonat ja mõelda, kui turvaline on olla selles omas karbis justkui, siis me nagu lõikame ennast sellest välja, sellest võimalikkusest, et minna kogema midagi uut, aga julgustan mõtlema seda, et mis selle nagu taga on, selle barjääri taga, et kui palju seal on nagu seda võimalust, et kui tol hetkel, kui mina rahvusvahelise kogukonnaga liitusin, et rääkida oma erialast, arendada ennast, siis mul oli väga suur barjäär. Kuidas ma hakkan inglise keeles rääkima, miks seda rääkida? Nagu miks üldse teha seda kõike, siis see, kuhu see mind täna viinud on, sellest ebamugavustsoonist välja tulles, siis mul ongi igas riigis on keegi, kes mind ootab. Nagu, ja seda kõige otsesemas mõttes. Et see, nagu sa lood neid kontakte ja näiteks eelmise aasta septembris me olime selle rahvusvahelise seltskonnaga Kreekas, kus me korraldasime konverentsi ja ühtäkki ma olin laval, kus ma olin enne öeldi, et ei, mina olen korraldaja, mina laval ei ole, mina mikrofoni kätte ei võta, siis tänu sellele, et ma läksin sellest mugavustsoonist välja, millest me just räägime, et minna nagu keskkonnast välja, minna sellest koolitustavakeskkonnast välja ja kogeda midagi täiesti uut moodi, siis sa ei tea, mis uksed sulle sinna avanevad. Või lavad. Või lavad, jah. Ootavatud. Ja. Ei, ma just mõtlen, et mina ise kindlasti, ma tahaks, aga samas ma kardaks sellisel reisil või koolitusreisil siis osaleda, kus ma tean, et ma pean võõraste inimestega olema, sest oma tiimi sees ma nagu olen väga avatud inimene ja paljud võib-olla ei suuda uskudagi, et ma tegelikult võõrastega olen väga kinnine inimene. Ja siis selle koolitusel sa pead ka veel rääkima hakkama, sest iga hääl on kuulda. See on veel kõige õudsam. Aga ma võin julgustada sind sellega, et kuna minu teadlikkus ongi sellest nii andragoogikas kui team coachingus, siis minu jaoks on hästi oluline see, et inimesed, kes sinna ruumi tulevad, tunnevad ennast turvaliselt ennem, kui nad hakkavad jagama.
jah, et ma näiteks hiljuti käisin ühel koolitusel, mis oli Eestis, eks ju, ka mingis seminariruumis ja meid pandi seal vahepalaks oli naerukoolitaja, kes pani meid siis kõiki nagu sunniviisiliselt naerma. Ma tundsin ennast väga ebamugavalt, ausalt. Ma suht vastumeelselt ja väga tagasihoidlikult tegin kaasa, aga kus ma tahtsin jõuda, et ma nagu terve selle koolituse, pika päeva koolitusega, ma kuidagi ei samastunud või ei loonud neid mingit sildu nende teiste koolitajate vahel, aga kui ma olen käinud isegi õppereisil, kus on ka võõrad inimesed nädal aega, sul, nagu me ennem rääkisime, et sul ei ole võimalust kuhugi põgeneda või nagu pead padjal, ma jään täna hotellituppa, ma ei tule kuskile. Ei, sa peadki nendega olema nädal aega koos, kogu aeg suhtlema, et siis natukene minu puhul see barjäär nagu murdus, aga... Reisides sul on aega luua neid sildasid. Sul on aega põrgatada neid mõtteid edast tagasi ka enda sees, nagu, et kas ongi, ma otsin seda samastust, ma otsin seda sarnasusi, on ju. Ja sul ei ole võimalik tegelikult on võimalik, aga see ei ole mõistlik nädal aega vait olla, et ühepäevasel koolitusel sa võid seal kuulata, noogutada ja olla vait, aga nädal aega või isegi 3-4 päeva, see on juba keeruline. Et siis see tuleb ikkagi see mugavustsoon tuleb sellest, et sa hakkad rääkima, ebamugav olla, mitte rääkida. Aga jah, see nagu, millest me oleme rääkinud mitmel erineval kihil ja nagu vaatenurgast, et see turvaline ruum on nii oluline ja see näide, mis sa tõid, on see, et tegelikult sa suure tõenäosusega ei tundnud turvaliselt ennast seal. Et sa saaksid olla sina ise seal ja need koolitusreisid või kuskil eemale minek luobki seda turvalist ruumi ja nii nagu sa tõid välja, et see tõesti, me käisime juhtidega, kes ei tundnud üksteist, siis seal on meetodid, seal on teadlikkus, mis aitab luua seda ruumi, et igaüks tunneb ennast hästi. Aga seda sa ei loo, eks ju, ühe päevaga või ühe koolituse, nagu sa enne ütlesid. Sa võid luua seda, kus oskad. Okay. Et sest, et kui sa nagu, see on see minu dilemma alati koolitajana, kas ma alguses investeerin seda aega sinna, et neid suhteid luua ja ma tahaks ju anda kõiki neid teooriaid ja teadmisi ja kõike seda üle. Iga kord, kui ma loon selle ruumi sinna algusesse ja võtan selle aega, investeerin otseses mõttes, siis alati see lõpptulemus on palju parem ja sama võime tuua ka siis näitena seda, et kui sa ennem küsisid, et kuidas siis, et see läheb ju nii kulukaks ettevõttele, siis see on puhas investeering suhete loomisse. See on puhas investeering, et inimesed tunneks ennast turvaliselt. Ja et nad püsiks sinu alluvuses võimalikult kaua. Ja tunneks ennast seal hästi. Või ma ei tea, võib-olla mõni ettevõte tahab, et 4 aasta töötajad vahetuksid, aga ma ei tahaks hästi ette kujutada, milline ettevõte see selline on. Ja just see, nagu see koos loomine, koostööst, mis me nagu selle viikju taga on see, et kuidas me koos toimime, kuidas me koos töötame ja kuidas me koos loome. Et kui seda koostööd ei ole, et siis ongi see vesteldes alati tulevad head näited, et mulle üks inimene, kelle me koos rääkisime, siis ta küsis ka, et mis see koostöö tähendab üldse. Kas see, et kui mina ütlen, sina teed täpselt nii, nagu mina tahan, siis meil on väga hea koostöö või? Ja. Et see teadlikkus, et kus see koostöö üldse sünnib ja see, et kas sinu ettevõte vajab teile koostööd. Ja sealt tulebki see juba, kui sa näed, et nagu 1+1 sinu meeskonnast võib võrduda rohkem kui 2, siis sa vajad seda koostööd. See on väga hästi öeldud, 1+1 võib võrduda rohkem kui 2, see on nagu nii hea võrdlus. Ja tavaliselt ju võrdubki. Ja. Et see matemaatikaliselt tõestatud. Jah. Nagu meeskonna dünaamika loomisel. Ja. Et kui me räägime sellest, et kas investeerida, siis küsimus on see, et kas sa tahad koostööd ja mis see koostöö sinu organisatsioonile võib tuua ettevõtte. Räägime natuke tulevikust ka või siis spekuleerime, et kuidas sul endale paistab see tulevikutrend liikuvat, et kas see võiks nagu meeskonna koolitused ja meeskonna koolitusreisid võiksid muutuda nagu juba valdav osa ettevõtete selliseks kultuuri osaks või? Ma loodan küll, et me loome seda trendi uuesti, et tegelikult vanasti ju käidi rohkem, et käidi nende koolitusreisidele, aga ta võib-olla ei olnud nagu sellise arengu teadlikkusega niivõrd palju või sellise läbimõeldud, et kuidas see tõesti maksimum võtta sellest reisist, et mis see meie jaoks nagu tähendab see reis ja kuidas sealt võtta see parim osa sellest välja. Et ma väga loodan, et see tuleb trendiks ja inimesed teadvustavad ja juhid teadvustavad järjest rohkem, et milline väärtus on. Ma arvan, et praegu ongi see kõige suurem probleem, et inimesed ei mõtle või ei saa nagu aru, et kui palju see tegelikult juurde annab, sest neil ei ole kunagi võib-olla olnud sellist nagu nii head meeskonda ja meeskonnatööd, et nad ei oskagi nagu kujutada ette, et see võiks veel nagu parem olla. Just, et meil ei ole seda kogemust või me ei võta seda ruumi aega, et mõtestada, mis see tähendab meie jaoks. Et minul on praegu vastupidi, et kui mina peaks praegu nagu töökohta vahetama, siis mina just ainult seda
ideaalset meeskonnatööd otsikski ja ma vähemaga ei tahaks naljalt leppida. Ja kui inimesed saavad teadlikuks, et see on võimalik, siis nad tahavad seda. Et ma armastan väga ühte lauset, we don't know what we don't know. Et ma kunagi teen bluesit nendega kõigile. et jah, et kui me saame teadlikuks ja nagu hoiame seda ruumi nagu enda sees reflekteerida ja mõtestada enda seeks lahti, et mis on see tegelik väärtus. Meil on nii lihtne anda hinnangut, see on liiga kallis, see on liiga keeruline, see ei ole minu jaoks vajalik, see on nagu prioriteet number 7 meie jaoks. Aga mis siis, kui sa võtad prioriteediks number 1 see, et su meeskond kasvaks meeskonnaks ja saab nagu teadlikult arendada seda, et koostööks saaks sündida, et tekiks see turvaline ruum, siis ja loovad nagu meeskonna sees sa lood ka süsteeme, et kuidas me lahendame asju, kuidas me saavutame neid eesmärke. See küsimus ei ole ainult see, et me koos noogutame kaasa ja loome ühise visiooni ja räägime eesmärkidest, vaid see, et kuidas me koos toimime. Need koos toimimise süsteemid, mehhanismid, see kõik on võimalik nagu teadlikult luua. Sa paned võib-olla kokkuvõtlikult 3-4 päeva ja lõpptulemus sul on nagu nii palju paremad töötajad, nii palju efektiivsemad. Ja õnnelikumad. Väga palju rõõmsamad. Lähme lõpetuseks veel nii-öelda reklaamsemale poolele ka, et kui nüüd siin meil kuulajatest mõni ettevõtte juht või personalijuht või isegi tavatöötaja või keskastme juht kuuleb seda ja mõtleb, et ma nüüd tahaks selle ka omal sinna ettevõttesse viia, selle mõtte, et siis, mis siis tegema peab? Number 1, loo endasse selgus, miks see sulle võib-olla oluline on, mis on see väärtus, mis see annaks sulle, et siis sul on ka lihtsam seda kommunikeerida väljapoole. Ja julgelt ühendust võtta viq.ee ehk siis 2 VE ja Q, 3 lihtsat tähte või siis Estreväli poole pöörduda, et kui teil on sihtpunkt nagu teada ja võib-olla ennem mõtestada seda, et kas te olete valmis minema nagu lihtsalt oma meeskonnaga, alati ei pea koolitajat kaasa võtma. Ja minul on ka olukord, kus minuga võeti ühendust, nad tahavad koolitusreisile minna. Lõpptulemusena jõudsime selleni, et tegelikult ei ole mõistlik mind kaasa võtta sellel korral. Et see periood, mis nad seal on, et nad saaksid koos rohkem kogeda. Aga mis me teeme on see, et me teeme ennem ühe koos workshopi. Issand, kui äge idee. Siis neil on siis annad mingid juhised ja suunised, et millele nad nagu tähelepanu peaks pöörama, eks? Ja reisil neil on ka oma vahel mingid teatud harjutused ja kui nad tagasi tulevad, siis neil on ka veel nagu selline kokkuvõte, et alati ei olegi mõistlik koolitajat kaasa võtta. Või siis üks ettevõte, kellega me ka lähme, et siis eelarvamus, et koolitaja maksab väga palju, sellepärast, et sa justkui pead kõik need tunnid kinni maksma, siis ma ei tea, mina küll ei näe, et kui mul on nagu lähme Prantsusmaale, mina aitan selle koolituse osaga ja siis minu vaba aeg seal on nagu, ma võtan seda boonusena, et seda ei pea kinni maksma. Ja, muidugi. Et need on mingi teatud põhimõtted võib-olla, mille järgi siis seda valida, kellega sa koos lähed sinna. Jah, ja kui te sinna Viiku lehele ka vaatama lähed, siis teil on seal küll näidisena toodud, eks ju see Soome versioon, mis muidugi ka võib alustuseks väga hea variant olla, aga kindlasti ei pea ka sellega nagu sellesse kuidagi kinni jääma, et alati võib oma ideedega või küsida sinu soovitusi või ideid, et kuhu minna, mida teha ja siis koostöös Estreväliga aitame ka selle nii-öelda reisi nii-öelda logistika poole pealt ja. Just, et see rollid oleks jaotatud hästi ja koostöö toimiks, et siis mina vastutan sellest koolituse osa ja see kogu see teekond oleks olemas, siis Estreväl aitab ja toetab sellega, et me tunneks ennast turvaliselt kogu reisiteekonnal. Et mina olen selle õppeteekonna nagu toetaja. Et siis ettevõte võib täiesti rahulikult saata oma töötajad ja kõik on nagu kontrolli all, selles suhtes pole nagu muret. Just. Ja paljudel ettevõtetel on ju teistes riikides ka väiksed kontorid. Jah, ühildada näiteks kontori külastusega, eks ju peakontori külastusega, tehasega, mis iganes on ju. Ja, et aga lihtsalt ongi, sa saad teadlikumalt nagu luua seda õppeprotsessi sinna juurde. Et me ei ole lihtsalt, ei lähe koos reisile ja vaatame, kuidas lähme koos õhtus sööma ja siis sa võid seda sama siin Eestis teha. Ja ma innustan lisaks ka kõiki tegema seda, mida meie oleme aastaid teinud, et käia tiimiga koos, teha oma igapäevast tööd lihtsalt kaugem, kui nagu töö iseloom seda võimaldab, siis minge nädalaks oma tiimiga ja tehke koos oma igapäevast tööd lihtsalt teises keskkonnas ja you see the difference, ausalt. Ja, ma tahtsin just öelda, ma võin lubada, et tulemused muutuvad. Me otsime ettevõtjatena, organisatsioonidena seda tulemust. Need muutuvad, et kuidas me räägime, kuidas me suhtleme, konflikte ei ole nii palju. See on nagu, kui sa lähed teadlikult sinna sisse, sa märkad seda muutust väga suurelt.
aga ma arvan, et nende sõnadega olekski hea see saade kokku võtta ja ma väga loodan, et me panime ikka mõnel kuulajal nagu selle mõtte jooksma, et mis võiks nagu minu meeskonda või siis minu alluvaid käivitada või mis võiks nende jaoks nagu olla see. Et kas see võiks olla üks välismaine meeskonna koolitusreis või mitte, pigem ma arvan, et võiks. Mina julgustan ka, kuigi ma teen ka Eestis arenguprogramme, mis ei vii kuskile riigist välja ja vahel ei peagi viima riigist välja, aga ma julgustan rohkem, see oleneb meeskonna suurusest, et kui on ikkagi organisatsioon väga suur, siis ma julgustan minna juhtkonnaga pigem ja luua seda koostööd juhtkonnas. Aga kui on võimalus, siis alustame juhtkonnast ja siis lähme edasi meeskondade peale. Just, et mõelge nagu avatumalt ja mõelge, kuidas see tõesti võib väärtust luua teile. Aitäh sulle, Jeanette! Aitäh! Ma ütleks, et oli väga inspireeriv vestlus. Lähme reisima või? Jaa. Ma loodan, et siis panite midagi kõrva taha ja peale meie saate kuulamist nii mõnigi meeskond läheb ühele põnevale inspireerivale reisile. Oleme kokku leppinud. Jah. Aga aitäh kuulamast! Järgmise korrani! Reisilainele Estraveliga.